enda tööandja, sõitsin Pärnust siia kohale, et rääkida oma murest. Et rääkida ka teile oma murest, et hästi lühidalt minu taust, et võib-olla mõne inimese jaoks on kummaline, et miks üks blond naisterahvas räägib autodest. Ma nimelt olen sündinud sellisesse perre, kus mu isa sõitis autorallit ja vend pärast tegeles kardispordiga, jõudis tippu ja ma olen lapsest saadik olnud selline tüdruk, kes on kogu aeg selle bensiini ja mootorite ja kõik need Eesti kardirajad ja kõik on mul läbi käidud ja meil on peres olnud läbi aegade väga kihvt autopark, igasuguseid autosid, ehk siis mina isiklikult olen sellest ajast, kui mul load on, olen ise valinud endale autot, selle ära ostnud, koju läinud ja siis mees ütleb, et ahah, nüüd on sul selline auto. Ehk siis ma olen nagu kogu aeg uurinud, mis see valik on, mis ma tegema pean. Ja 2 aastat tagasi esimest korda, kuuldes neid sõnumeid, mis valitsus ja igalt poolt tuleb, et me peame hakkama üks päev sõitma elektriautodega. Okei. Hakkasin ka siis seda, et mis asi see elektriauto, mis siis saama hakkab. Naiste rahvana ma nagu mõtlen ette, et natuke seda riski siis maandada, viin ennast kurssi. Ja 2 aastat tagasi lasime oma kodumajale panna ka päikesepaneelid, nii nagu see praegu käib, et kui võimalust on, siis miks mitte. Ja selle käigus, mehed seal kaabeldasid, mul tekkiski mõte, et oot, et üks tegemine, et äkki paneme siis selle laadija ka sinna juba seina peale ära. Ja siis elektrik hakkas lihtsalt naerma ja ma tundsin natuke ennast solvatuna, et mis sa naerad nagu, et ma ei päriselt nagu, et üks tegemine. Ja võt siis ta hakkas mulle rääkima sellist juttu, et kõigepealt see, et mis plaanid siis meil on seadusega vastu võetud, et siiamaani Eesti ei ole ju sellest loobunud, et 35 me peame kõik sõitma elektriautodega. Ja kuna meil 2030 peab olema kõik roheline energia, see tuulikute energia, siis nagu just eelmine ettekanne lõppes, et meil ei jagu seda voolu, kui me kõik siin ja kõik terve Eesti rahvas hakkaks sõitma autodega. Et hetkel on siis Eestis circa 800 000 sõidukit, millest alla 8000 on elektriautod. Et sõidavad nad või ei sõida. Ja ma teen teile sellise hästi lihtsa ülevaate, mida ma hakkasin ennast siis kurssi viima. Nüüd igapäevad siis järjest rohkem ja järjest keerulisemaks ja nüansi rohkemaks see läheb. Aga siis elektriautol on siis 4 asja, mis on kõige tähtsam. Esimene on see võimsus, siis on aku mahutavus, laadija võimsus ja pardalaadija. Siin inimesed, isegi elektriauto omanikud ajavad neid asju tegelikult sassi. Ma olen nüüd minuni jõudnud infot ja minuga võetakse ühendust, et miks ma ajan sellist juttu. Ja siis tuleb välja, et ega nad ise ka tegelikult ausalt öeldes täpselt aru ei saa, kuidas see asi nagu käib. Et enamus elektriautosid, mis turul on 11 kilovatti võtavad voolu vastu. Väiksed, leidsin ainult ühe margi, siis Leaf on see, mis on tõesti 7 kilovatti. Ja siis need kallid, suured, uhked autod on 22 kilovatti. Ja see läheb siis niimoodi edasi, et tegelikult autotootja, ma nüüd, muideks üks tähelepanek, mis ma olen elus tähele pannud, et naisterahvad on need, kes loevad kasutusjuhendeid. On see nii, et meestel on see kohe minema ja siis see naine võtab selle ja hakkab seda lugema esimesest leheküljest kuni lõpuni välja. Nii, tegin ka mina olen ka see naisterahvas, kes loeb kasutusjuhendeid. Aga ma loen seda üks kord elus, loen läbi, ma tean, mis seal on. Hakkasin lugema siis elektriauto kasutusjuhendid ka, see on väga pikk. Aga hästi lihtsalt nagu on siis see, et autotootjad, kõik tootjad tegelikult seal kasutusjuhendis soovitavad või lausa käsevad, et see kontseptsioon on üles ehitatud niimoodi, et sa ikkagi laed oma elektriautot oma kodus. Mitte ei käi nendes tanklates laadimisjaamades, sest et seal on kiirlaadijad, need on võimsad.
ja kui sa seal kogu aeg käiksid, esiteks on seal kallis käia, see hind tekkis, ma enam-vähem niimoodi umbes rehkendasin, seal tekib sama hind, nagu ma täna diisliga käin tankimas. Et sa pead seda tegema ikkagi kodus, sest seal kiirlaadijas sa rikud ära oma auto aku. Ja seal on kasutusjuhendis on pikad jutud, mis sa siis kõik süüdi oled ja mis sa kõik teed. Ehk siis me peame üles ehitama oma koju selle laadimisjaama. Nüüd me jõuame sinna, miks mul elekter hakkas naerma. Et tavapäraselt meil on kodudes ju 16 amprit on 3-faasiline vool. Osadel ei ole isegi 3, on küll 1 faasi peal. Et selle 16 ampriga 11 kilovatilist laadimisjaama lihtsalt ei ole võimalik panna. Jah, nüüd hakkab, vaieldakse vastu, kuidas ei saa, saab ikka, ei saa. Sa lihtsalt laed oma autot sellisel juhul 3 päeva. Et jah, saad 3 päevaselt laadida. Mina ei ole sellega nõus. Et kui ma vaatan auto neid parameetreid ja kui tootja ütleb, et sa laed oma autot 6-8 tundi, okei, ma olen sellega nõus. See on reaalne. Õhtul tulen koju, panen laadima, hommikul võtan autot. See on inimväärne, see on okei. Ma lepin sellega. Aga kui ma pean seda 3 päeva tegema, siis see lihtsalt on ebareaalne. Et mul jääb nagu elu seisma, minu elu hakkab dikteerima see auto. Täna on mul autot vaja ikkagi selleks, et ta on mul abivahend. Ma teen ka tööd oma autoga. Ja sealt tuleb see, et minimaalne, normaalne elu kodus oleks 32 amprit, mis tähendab seda, et te peate ostma ühe elektriauto jaoks 16 amprit juurde. Ja 16 amprit juurde maksab täpselt 6464 eurot. Maksate elektrilevile ampreid. Et see kulutus tuleb nüüd kohe hops, kui te ostate endale elektriauto, tahate normaalselt sõita, peate tegema selle kulutuse. Ja väike konks on ju ka see, et siin võib-olla ka maapiirkonnas, ega teil naljalt ei olegi neid võimalik osta, sest teil ei jagu seda voolu. Ja siis väikene näide, et see amprit, ega kui te need amprit jõuate ära osta, siis teil ju igakuiselt tekib ampri ülalhoidmise kulu. Ja kui praegu mul on 6,88, siis 32 ampriga tekib mul 12,37, see on 1 kuu. Ja kas ma kasutan autot, seda voolu või ei kasuta, see arve tuleb mulle niikuinii. Ja kui ma siit kiiresti arvutan, siis aasta peale teeb see mul 65 eurot lisakulu, mis on täna minu diiselauto 1 paagitäis kütust. See on ka raha, et ma liikuda saaksin. Ja väike tähelepanek, et meil oli pikalt ampritasu oli 165 eurot. Ja siis 1. detsembrist 23 on ta läinud kallimaks ja nüüd 25 aastal on ta 404 eurot. Et minul tekib küsimus, et kui ma tahangi selle elektriauto kontseptsiooniga kaasa minna, siis riik omalt poolt ei tule mulle poole tee peale vastu, et ante mulle siis need amprid, et ma saaks normaalselt elu elada. Ja see sobitub ka eelmise kõnelejaga, et meie need taastuvenergia tasud, et jah, siit on nüüd natukene läinud justkui odavamaks, et me maksame siis seda taastuvenergiat nüüd 1. jaanuarist natukene vähem. Aga ampritasu on samast tõstetud ikka kordades. Ja siis siin on nüüd see näide, ma võtsin ühest tanklast. Need hinnad, kui te käite seal elektriautoga nüüd seal tankimas, et näidatakse, et elektriautoga on jube odav sõita, kodus laed. Üks nädala alguses üks vihane kiri tuli mul sõnumitesse, kus üks Tesla omanik kirjutas, et tema sõitis detsembrikuus 1500 kilomeetrit 4 euroga. Et jah. Et need on need sellised fanaatilised elektriauto fännid, kes suudavad sellist juttu välja pakkuda. Kui nüüd natukene rehkendada, siis see mitte kuidagi ei klapi.
ja ma ei saanud nagu aru ka sellest, et ma küsisin selle elektriauto omaniku käest, et oota, mis see siis tähendab, et tanklates on see minuti piirang, et 45 minutist siis edasi hakkad veel maksta auto akus. See on nüüd see jutt, mida ma seal kasutusjuhendis juba pikalt lugesin, et seda ma ei hakka teile siin seletama, et miks mingi auto nagu kauem laeb. Siin on ligikaudsed laadimisajad. See info on võetud kõik ametlikult autotootja kodulehelt. Ma ei aja siin mingit pläma, vaid nii on, et 8 amprise laadijaga on 45 tundi, siis 10 amprisega 33 ja 12 ampriga siis 30 tundi on see laadimine. Ja auto või sellest elektriauto akust üks selline nüanss, et tootja soovitab, et ei sõida kunagi akut tühjaks, sinna peab jääma 20% ja ta ei soovita seda laadida ka täis 80%, et ei ole mõtet laadida 100%, ehk siis ma sõidan kogu aeg 60% akuga, aga tootja pakub seda kilometraaži, et te saate sõita erinevad autod, et 400 kilomeetrit, 600 kilomeetrit, aga see on ju see täisakuga ja see on normaalsetes tingimustes ja selle koha ma leidsin nüüd sealt kasutusjuhendis on, et kui teil hakkab nagu see kilometraaž vähenema, et tõesti ma jõuagi siia koha peale, et oota, mis ma siis teen, et siis on näiteks, et ärge kasutage sõidu ajal tarbetuid elektrilisi komponente. Et hakkan ise laulma autos või mis mul ei tohi raadiot olla, väljas on võib-olla 10 kraadi külma. Kas ma panen endale käpikud või mul hakkab seal autos reaalselt külm. Ja minu kõige suurem jahmatus oli ühe reklaambrošüüri pealt, kuidas pikk ilus selline esindused annavad välja, siin on kõik lisavaarustused, kõik jutud, asjad on ja siis siin lõpus, kui te jõuate siia lõppu, siis siin on nii pisikese kirjaga, et isegi mina, kes ma pole kunagi prille kandnud, ma nagu hakkan nagu sedasi nagu lugema ja see on nüüd see alumine jutt siin ja ma loen selle lõpuks lihtsalt kiirelt ette, mis on kõige olulisem jutt, aga see on peidetud siia nii väikselt ära, et mis mind, kui mul on 3 last ka, et ma pean nagu selle autoga päriselt kuskile jõudma ja õhtuks koju jõudma, siis ma toon välja nagu sellise asja, et sõit maanteekiirustel ja talvistel madalatel temperatuuridel võib sõidu ulatust märgatavalt vähendada. Ma lihtsalt küsin, mis mõõtühik on märgatavalt. No kaugele ma siis saan? Kas ma jõuan kohale või ma ei jõua kohale? Ja see maksimaalne laadimiskiirus võib olla tunduvalt väiksem kui laadimisjaama maksimaalne laadimiskiirus. Mis mõõtühik on jälle tunduvalt väiksem? Et selline hästi sükene nagu ümmargune jutt. Ja siis laadimiskiirus sõltub suuresti aku seisundist, aku temperatuurist ja välistemperatuurist. Üks uus asi, mis ma sain teada, ongi see, et tegelikult elektriauto, see aku on niimoodi ehitatud, et teda tuleb alati kas soojendada või jahutada, oleneb välistemperatuurist. See kõik võtab voolu. Et mul lihtsalt hakkas natukene hirmus, et kuidas ma siis niisuguse autoga nagu lõpuks sõidetud saan. Ja üks kiire veel viimane näide, et tegelikult hübriidautot hakati siis aretama juba sajand tagasi ja siis Ferdinand Porsche selle välja töötas, seda esitleti Pariisis maailmanäitusel ja 2 aastat hiljem on siis selline arvustus, et miks on vaja muuta bensiinimootori poolt toodetud mehaaniline energia algul dünamos elektrienergiaks ja siis jälle elektrimootorist tagasi mehaaniliseks energiaks. Et see jõu ülekande kasutegur võib siis vaevalt olla üle 50%. Et siuke natukene nagu, et ei ole nagu ratsionaalne ja see projekt jäi seisma nii kauaks, kui järgmist Porschet esitleti aastal 2007.
ja lõppude lõpuks on nüüd tänane seis niimoodi, et siis Amazoni autod Ameerikas, nad teevad tööd elektriautodega, neil on rohepööre seal, ma ei tea, mis nendest nüüd edasi saama hakkab, Trump ütles, et ta lõpetab selle pulli ära. Ehk siis seal, kus need autod seal seisavad, nad teevad tööd, seal on 350 kilovatine generaator, diiselgeneraator siis, mis kasutab 45 liitrit kütust ühes tunnis. Auto laadimiseks kulub 3 tundi, et läbida 300 kilomeetrit, see teeb siis 135 liitrit, ehk siis 45 liitrit võtab see kaubik diislit. Et see on nüüd see, kus me jõuame nagu algusesse tagasi, et ma ei oska nagu muud midagi öelda. Aga kõige suurem minu mure on see, et tegelikult kui me kõik hakkaksime sõitma elektriautoga, meil kaob pool ära. Et mina eelistaks, et ma olen ikkagi kodus, ma tahan süüa teha ja pesu pesta, kui siis ma lähen sellise riski peale. Et aitäh teile! Järgmine on siis Ele. Siit tuli hea välja mehed, et nad visake neid kasutussuunaid täna. Seda tänitamist 2 korda rohkem.